Tule minu asemele, sest ma olin siin samal kohal sellepärast. Pane minu asemele, võetame kokku. Mina
isade maa, kus iga jalatäis maad on, niisutab meie ja meie isade perega. See maa on nüüd lõppeks sinule, mu kallis sõbrake, viimseks puhkepaigaks. Ole tervitatud siin meie isade maal, siin Tallinna metsakalmistul, kus me võime igaaegselt tulla ja tervitada sind, vestelda siin sinuga nende männide all. Meie saame üksteist mõistma. Puhka rahus, sõbrake hää. Eesti Vabariigi sõjaväe veteranid, Alfons Rebase akadeemilised prenadunud klaastrid ja laiamas ulatuses akadeemilised vennad, daamid ja härrad. Mina esindan Koplas kontokorda keetistat Alfons Rebase akadeemilise pere. Alfons Rebane sai Koplas kontokorda
õnne hangelen su auale Eesti Vabadusvõitluse muuseumi nimel. Sa olid mees, kes võitlus barbarivägede vastu. Jumal andis sulle jõudu selleks, sest sa võitled õiguse oma maa ja rahva eest. Sa ei saanudki teistpidi võidelda, sest sa olid sündinud ja kasvatatud vabas Eestis. Me usume, sinu eeskuju nakkab palju noori ja kord sünnib õiglus Eestimaal ja Eesti mees käib püsti pea, nagu sina käisid. Uhke rahus kodumaa mullas. Trevimi Velliste, kas sa oled nüüd iseenda valitsuse esindaja? Mis sa arvad, mis need on kõik siin vahed ja kõik see Narva lahingud. Ma sain selle kätte, aga selle omanikul on ma annan selle asu kätte, sellepärast, et siin on hukka sulevad need juurde, aga siin on Narva lahingud, sellepärast ma andsin 200 krooni sellele, võtsin raamat ära, mis on Eesti aegast. Ole nüüd appi. Kas sa... Eesti ohvitserid sinised sunnitud oma kodumaad kaitsmata 39. aastal, 40. aastal relvad ära. Kindlasti on Alfons Rebane ka otseselt oma taktikaliste lahendustega. Usun, et Alfons Rebase raamatut kunagi loetakse kõikides Eesti sõjakoolides, kõikidel tasandil. On ka mitmesugust kriitikat olnud, kuna Alfons Rebane kuulub Alfons Rebane kuulub vägedele ja sellest on mitmed ringkonnad avaldanud protesti ringkond mõttes. Täpsustan, Alfons Rebane ei ole kunagi kuulnud, et siis ma arvan, et täpsuse huvides on need asjad selgeks teha. Alfons Rebane on kuulunud küll Eesti kaitseväkke, ta on olnud vabatahtliku väeosa ülem Waffen-SS. Alfons Rebane ei ole olnud natsipartei liige. Alfons Rebane on organiseerinud eestlaste vabadusõigust ja minu jaoks on ta tundnud eelkõige vabadusõigust. Tähendab seda kohta pole teada. Ma olin temaga koos piiruldannast ja hiljem viidi Vätlaarisse. Oli suur päev, sest Eesti mulda jõudis tagasi meie üks kõige olulisemaid sangareid, kes küll kannab koloneli tiitlit, ta võiks samasti olla kindral ja marssal. Temast kõrgemat lahingutes ei olegi olnud. Mul on väga hea meel, et just Trevimi Velliste on siin. Aga ma küsin nüüd ka natuke täpsemalt. Kas sa esindad Trevimi Vellistet või oled ka teatud määral nagu valitsuse esindaja? Ma esindan kindral Laidonari seltsi, kelle aseesimees ma olen. Mida sa nüüd arvad, kas meil on ju palju sambaid on purustatud ja nüüd on ju olnud teatud probleemid ka Alfons Rebasega, just vene noorte hulgas. Kas võib juhtuda, et tullakse siia lõhkuma? Ma loodan, et mitte. Ma loodan, et see aeg on juba möödas. Ma mäletan, mismoodi Kautas lõhuti. Ja, 3 korda. Ja mulle isegi rist pandi kasepuust sinna. Aga sellest on juba 10 aastat tagasi ja ma loodan, et aeg on muutunud. Aga igasuks valvama peab siin ikka. Halvasti pandi, sest Trevimi Velliste elab ikka edasi. Ja muuseas, Kautla läheb tänavu püsti. Läheb jälle püsti uuesti. Au ja kiitus sulle selle eest. No ma ei tea. Sa oled tõsine töömees olnud siis ja oled ka nüüd. No ma tänan sind, et sa siia tulid ja mul hea meel eriti sind siin näha. Ja sina oled omamoodi jälle Rebase järglane või järeltulija. Aitäh. Ümmargusemaks näinud. Jüri Eston, mida sa sellest üritusest arvad? No omamoodi lakmuse proov, eks ju. Tähendab, huvitavam on võib-olla see, kes siin kohal ei viibi, näiteks Alfons Rebase mulda ümber sängitamisel. Kas sa pead silmas valitsust?
peamiselt muidugi jah, aga võib ka olla teisi isikuid. Siis on nii nagu kõikidel, kuidas öelda, Gorbatšovi sulast alanud sellistel sündmustel on kahtesuguseid tegelasi siin. Ühed, kes on omad ja kelledega on väga loomulik koos olla ja kelle tarvis ei olegi vaja mingsuguseid sõnu lindile rääkides. Me teame sõna lausumata, mis on tähtis. Ja siis õnnetul kombel on ka, kuidas öelda, näiteks teine kontingent inimesi, kellega tegelikult ei tahaks ühes toas viibida. Ühed on süütud, nemad lihtsalt ehivad end, eks ju, valede sulgedega ja teised on Eesti riigile arvatavasti küllaltki ohtlikud. Sa oled ka ikka tõsine kaitsestruktuuride mees olnud, vähemalt läänemaailmas. Mida sa arvad praegu meie kaitsejõududest? Ma ütleksin, et võib-olla sektsiooniti tuleb seda asja vaadata selles mõttes, et mõned mehed võib-olla, ma arvan, Leo Kunnas või mõned teised teevad head tööd tõenäoliselt, ülimalt suure tõenäosusega. Nii et seda ei saa kõigepealt nagu hinnata ühe sellise žestiga. Aga siis tuleb ka siiski laias laastus öelda, et kuidas öelda, mingi 2+ või 3- ma ei hakka sellele asjale andma. Ta on olemas meil ja ma isegi tunnen mingisugusel määral esimest korda olles näinud nüüd Valgas paar päeva tagasi. Sellel võidupäeva paraadil olles näinud tangitõrjerelvi ja tekib mul tunne, et meil mingisugune selline päkapikku suurune ja selline mitte eriti tõsiselt võetav, aga mingisugune kaitsevõime isegi on. Mis nüüd nende poiste hingedes pesitseb või ma ei taha öelda poisid, ma vihkan seda tendentsi või ma olen selle võtnud Aktuaalses Kaameras. Mees, kes on sõjaväes, on mees. Ma ei tea, mis nende hingedes pesitseb, ma ei ole Eesti kaitseväes ja mul on kuri kahtlus, et asjad võiksid seal paremad olla. Asjaolu, et meil õhutõrje sisuliselt minu teada, siin võib muidugi olla mingeid riigisaladusi, millest ma mitte midagi ei tea, aga õhutõrje peaaegu täielik puudumine on niivõrd suur miinus, et sellega kõik muu taandub minu arust nalja asjaks. Nii et me oleksime hädapärast natukeseks kaitseme end ära olenevalt ohust ja selle ohulaadist, aga ma ei usu, et kui venelased tagasi tulevad, et on muidugi see variant, et mingisugune selline Judenitši tüüpi mingi palgaarmee ka tuleb. Ja sellega me võib-olla isegi saame hakkama, võib-olla isegi ka oma siseohuga, millest Jüri Toomepuu siin rääkis. Tead, Kaime, mul on nüüd niisugune tunne, et sa oled hakanud tööle diplomaadi tööl, ma ei tunne Jüri Estomit enam ära, vanasti sa väga resoluutselt väljend. Ei, ma ei usu, et ma mökutan, aga tegelikult ikkagi, kui nüüd tuleb see sama seltskond, kes siin paar päeva tagasi meile sisuliselt, ärme ütleme, et sõja kuulutas, aga andis meile rusikad nuusutada Balti riikidele, siis on, et kui see seltskond tuleb, ütleksin mina, et müüt Vene sõjamasina nõrkusest on just nimelt müüt, eks ju. Loomulikult on ta viletsam, kui ta võib-olla mõni aasta tagasi oli, aga kui nad otsustavad kontsentreerida oma väed ja löögirusikat kasutada, siis on meie struktuurid on naeruväärsed. Ja just nimelt, mida ma nüüd karmimalt ikkagi ütleksin, on see, et seda aega on jõle viletsasti ikka kasutatud, seda kingitud aega, mida meile anti. Riigi eelarve ei ole küllaldanud, mis puutub kaitsevajadustesse ja minule tundub, et kui iga firma juhi ülesanne on tegeleda kõige olulisemate küsimustega kõige enne, siis meie tegeleme kõige olulisemate küsimustega kusagil niimoodi teise ja kolmanda järgu küsimustena. Ma ei ole tegelikult üldse rahul. Ma ainult ütlen, et mulle tundub, et meil mingisugune võime end kaitsta võib-olla praegu alles tekkinud on 10 aastat pärast seda, kui võimalus tekkis. No ütleme siis lõppkokkuvõttes niimoodi, et võib juhtuda olukord, kus on vaja selliseid mehi, nagu oli Alfons Rebane. Absoluutselt. Aga mina välja arvatud võib-olla mõni üksik inimene neid ei näe. Aitäh juba selle eest, et sa tulid. Aitäh, et sa rääkisid. Tänan sind.
nii, härra Nugiseks, Eestimaa teine kuulus mees. Mida sa nüüd täna arvad sellest üritusest? See oli õige koht ja õigel ajal, sellepärast, et nüüd on Eesti Vabariik ja meie kodumaa on vaba ja tema sai väga õigel ajal ära toodud. Ja ma usun, et see vähemalt ei rüstata ära, see aud, see saab ilusti ja meie poisid käivad kõik siin seda mälestamas. Tema oli meie eestvedaja. Mida sa arvad, kas Eestimaa peal on veel selliseid mehi nagu Alfons Rebane ja nii nagu see, kes siin kaamera ees praegu seisab ja räägib? No, eks neid leidub ikka, kindlasti on mehi olemas. Aga palju on see, et selleaegseid mehi, meie oleme kõik vanad ja oleme juba minemise peal. Aga uutest ma tahaks näha väga, et tuleks uut põlve juurde, kes võtaks selle juhtimise oma peale. See on minu soov. Sa oled tõsine lahingumees olnud. Mida sa arvad praegu Eesti kaitsejõududest ja Eesti kaitsevõimest ja kaitsetahtest? Ma ei taha küll kedagi kritiseerida. Aga vahel on õige sõna õige. Vaimu, nagu oli meil 41. aastal ja ka hiljem rindel. Seda vaimu meie Eesti sõduritel praegust ei ole. Ma ei tea, millest see puudus on, aga ei ole seda. Aitab küll. Jah, ma tänan, et sa siia tulid ja ma tänan, et sa rääkisid ja oli väga rõõm sind näha. Tänan. Aitäs. Oma poiste peale tulnud ikka. Ära tüdi nüüd. Pärnu mehed, ära meid häbene. Ma panen lööbid kinni, ma ennem ei tule. Ja, ma sina oled pikem selle pärast. Võtke koomale, seda on parem. Jah, võt niimoodi. Väga hea. Taha jääb veel punane rist ka, auto akna peal. Järgmise nädala programmi suureks teid, ma tean seda. Homme on mul esmaspäeval mul enam-vähem. Siis on 8 päeva on see oli Velmiste on see Välis-Eesti õigus ja ma mäletan, nüüd 5. on see kongress ja siis 7. ma pean Otepääl olema. Saab 100 aastas. Ta tuli eelmisel aastal Kaliforniast Eestisse tagasi ära. Ja nii vanast peast, kuidas tegi lenki veidi ära. Ja, sa pead selle lõpuks.